tere! Minu nimi on Helen Haava ja minuga on täna Eeva Kallis, kes on yin-jooga ja teadliku vabastava tantsu õpetaja. Tere, Eeva! Tere! Kas sa räägiksid mõne sõnaga, kuidas sa jõudsid selleni, millega sa praegu tegeled? Jaa, räägin küll, et see on nagu väga palju erinevaid lugusid, eks ju, mis selleni on ju viinud, aga mulle tundub, et see üks ja oluline asi, mis natuke isegi enne neid praktikaid oli mu tervis, mis ühel hetkel vajas nagu rohkem tähelepanu, ühesõnaga mu keha, et mu keha on selline hea tegelane olnud, kes mind on kogu aeg aidanud. Ja mul oli see just nimelt liikumisega, liigestega seotud selline suur põletik ühel hetkel elus ja siis ma hakkasin natuke teistmoodi iseennast, oma elu nägema ja mingeid muid asju tegema ja see viiski tegelikult, see oli see, mis juhatas mind jooga juurde ja tants tuli veidi hiljem. Et jah, et ühesõnaga keha ise kutsus mind tegelema nende asjadega ja ma olen alati mõelnud, et on ju inimesi, kes üldse ei tegele mitte mingisuguste kehaliste asjadega ja neil ei ole mitte midagi viga, aga minu keha ei ole seda lubanud. Kuidas jooga sind aitas? No eks see oli kõigepealt oli see selg, mis pärast 3. sünnitust ma lihtsalt olin, selg oli lihtsalt täiesti ja ühesõnaga need seljavalud, mis tekitavad selle tunde, et sa ei saa nagu normaalselt eksisteerida, liikuda, joosta, kõndida, mitte midagi ja tööl ei saa käia, sellepärast et selg on õhtuks lihtsalt nii läbi. Et see oli selg, mis mind kõigepealt tõmbas liimile. Ja siis ma hakkasin joogat tegema ja see kadus tegelikult umbes poole aastaga, et see oli ikkagi kutse tulla endale lähemale, olla oma kehaga koos. Ma olen ise ka hästi suur joogafänn, tegin tänagi 20 minutit. Ma tunnen ka, et et minu keha samamoodi ei ole lubanud lihtsalt olla, et mõistan sind väga hästi. Aga kuidas sa tantsuni jõudsid? Tantsuni ma jõudsin selliselt, et 2007 oli üks Johan Eckenbergi tantrakursus Tallinnas, Seks kiirtee Jumala juurde. Ja seal tantsisime õhtul siis 5 rütmi tantsu. Ja Liina, kes siis seda korraldas, oli juba korraldanud 5 rütmi workshopi Tallinnas, aga ma ei olnud sellest midagi kuulnud. Ja kohe pärast seda kursust läksin ma siis sellele 5 rütmi tantsu koolitusele, kus ma avastasin, et see kõik, mida ma olen teadnud, ongi tegelikult olemas ja ma ei olegi imelik. Et see oli nagu tohutu hämming minus avastada midagi, mida ma olen kogu aeg teadnud. Ja pärast seda ma läksin Londonisse aastaks tantsima ja pärast seda hakkasin ma käima mööda ilma ringi, põhiliselt Euroopas, aga ka veidi USAs, erinevatel tantsukursustel või selles mõttes töötubades, nädalavahetustel, retriitidel. Ja siis ma läksin ühel hetkel ka treeningule, et see õppimise või avastamise aeg oli 14 aastat minu jaoks. Wow, ja see on päris pikk aeg. Ja 2017 olin ma siis sertifitseeritud open floor'i õpetaja. Läksin küll 5 rütmi
nagu radapidi alguses siis, ja Open Floor oli tol ajal 5 rütmi tantsu osa, aga siis vahepeal suri Gabriel Rott ära ja siis tekkis seal koolis selline lahknemise koht ja mina läksin ka seda uut tarupidi, mis oli siis Open Floor ja lõpetasin esimese lennu Open Floori juhendajate lennu peale 3. moodulit ja päris hirmus oli see koht, kus ma teadsin, et nüüd ma peaksin hakkama paugutama, ma peaksin seda kõike, mida ma tean, kuidagi siin Eestisse maale tooma ja noh, ma tähtsustasin seda nii tohutult palju ja see tekitas minus väga suurt pinget. Et seda kõike kuidagi nüüd nagu jagada ja edasi anda. Ja tänaseks päevaks pole see enam pinge. Täna on mu keha õpetanud mulle olema üsna lihtsalt ja loomulikult selle kõige keskel. Kas sa natukene räägiksid 5 rütmi tantsust ja Open Floorist, et mis need on, kuidas need töötavad, eks ju? Ma ei tea, ühesõnaga selliseid üldiselt ja mille poolest need 2 erinevad? Okei. Et üks asi, mida mulle meeldib öelda, on see, et tegelikult pole oluline see, mille poolest nad erinevad, vaid see, mille poolest nad sarnased on. Aga ma saan aru jah su küsimusest, et miks siis 2 erinevat meetodit, et üks ja tõepoolest 5 rütmi on siis nagu väga palju pikema ajalooga praktika ja kuigi Open Floor on selle sees olnud, on see 5 rütmi olnud siis Gabrieli oma kogemuste pealt, kuna ta oli, tegeles balleti ja sellise, ühesõnaga sellise niisuguse struktureeritud tantsu liikumisega ja ta sai aru, et ta lõhub oma keha ära ja tema kogemuse pealt sündis siis see vabastav tants. Ja seal on väga palju tohutult erinevaid kursuseid, erinevaid osasid, et kui meil siin Eestis tegelikult on ainult Waves ja Heartbeat olnud esindatud siis nagu töötubade kontekstis, siis tegelikult on seal ka väga palju selliseid egoga tegelevaid töötubasid. Aga Open Floor on siis olnud 5 rütmis just nimelt selles teraapia kontekstiga siis ego ja enesemärkamise osas. Mismoodi see praegu 5 rütmis on, ma üldse ei tea, sest et sellel hetkel, kui 2015 siis Open Floori õpetajad või siis tol ajal 5 rütmi õpetajad tulid sealt ära, sellest koolist ja tegid oma kooli, sellest ajast mul ei ole üldse aimu, mis 5 rütmi tantsu või 5 rütmi koolis nagu toimub. Ja Open Floor, Open Floor siis on nagu sihuke puhas leht, et kui 5 rütmis on siis seda 5 erinevat rütmi, sellest ma olekski võinud alustada, see eelmine oli natukene niisugune sissejuhatus, et see on siis nagu 5 erinevat rütmi, et see on nagu natukene nagu tähestik, et A, B, C, D, E on ju. Ja et kui sa lähed 5 rütmi põrandale, et siis seal on juba natuke mingisuguseid asju ette antud, sa oled mingisugust midagi juba elust kuulnud, see on nagu kooli minek, et siis sa hakkad õppima seda, et kuidas on see A ja B ja C ja D, aga sul mingisugune ettekujutus elust juba nagu on. Noh, mingisugused asjad, mis lasteaias on tulnud ja vanematelt on tulnud. Open Floor võib-olla markeerib rohkem seda nagu täiesti seda sünnihetke või seda nullpunkti, seda kohta,
et sa lähed põrandale, mis on täiesti avatud sellele, mis praegu on, mida ei ole veel sündinud. Seal on küll tsüklid, mis korduvad tunni ajal, aga seal ei ole niisugust etteantud liikumisviisi, et see on võib-olla siis kõige erinev, et ma lähen põrandale ja ma lähtun sellest, mis siin on praegu. Et ma ei tea seda, et voolamine toimub selliselt ja staccato on selline. Mul ei ole mitte ühtegi eelteadmist. Mul on võimalus lihtsalt märgata ja näha ära see, mis minuga praegu on. See on siis enda keha kuulamine igas hetkes siis ja vastavalt sellele liikumine on ju. Ja open floor ei ole lihtsalt nagu selline vaba liikumine, seal on samamoodi ressursid, mida me iga kord uurime. Need ressursid, ongi nagu põhimõtteliselt ressursipõhine praktika, et igas tunnis me uurime ühte ressurssi. Näiteks tänases tunnis me uurime, mul on täna õhtul on tund ja me uurime siis tänases tunnis laienemist ja tagasitõmbumist. Ja see on üks hea ressurss, mida me ju igapäevaselt tegelikult ju kogeme ka, et on keegi, kes tuleb, tekitab meis mingisuguse ebamugava tunde, on ju. Ma siis võin ju kohe sulguda või kokku tõmbuda sellest või minna mingisugust oma lugu jahvatama ja kaduda täielikult selle vestluse või selle koosolemise jaoks ära. Samas ma võin sellest saada innustust ja minna sellega nagu kohe kaasa ja avaneda ja laieneda ja selle vestluse käigus, selle olemise käigus tunda väga sellist mõnusat laienemise ja avanemise ruumi. Et see on üks ressurss ja tavaliselt, mida Open Floor siis kasutab, 10 erinevat on. Seal on veel paus ja vektor ja eemale ja poole, maandus, vabastamine ja veel midagi. Lahustamine, lõdvestumine, kõik sellised asjad. Ja siis teine asi, mida me siis tunnis ka kasutame, on üks ankur, üks füüsilise keha ankur, sest tegelikult on kõik need asjad meile laias laastus kõikidel selged, et kuidas need ressursid toimivad ja teadmisi on meil ju tegelikult väga palju, aga selleks, et kehas ligi pääseda nendele kogemustele ja tunnetele, me kasutame siis seda füüsilist ankrut. Näiteks täna õhtuses tunnis me kasutame torsot, seda keha ülemist osa ja me hakkame siis liigutama seda keha siin südame ümber, seda südameruumi ümber, isegi mitte käsi kaasates, sest tegelikult käed ja jalad liiguvad meil kõige rohkem tantsimise ajal, aga keha keskosa liigub palju vähem. Ja siis need ankrud ongi just nimelt selleks, et panna liikuma keha mingisugusest teisest kohast, kus sa tavaliselt teda ei liiguta ja ta kaevab sealt üles mingisuguseid teistmoodi mõtteid. Et kui me tahame, et mingisugused asjad meie elus ikkagi muutuks, me peame tegema mingisuguseid teisi valikuid. Et kui me kogu aeg teeme copy-paste või kogu aeg kordame mingisuguseid asju, siis paraku on ka tulemus ilmselt üsna samasugune. Et selles mõttes Open Floor ei ole selline praktika, et ma panen muusika mängima ja siis ma lihtsalt nagu teen seal, mida ma tahan. See on juhendatud praktika ja loomulikult iga inimene valib ise seda, kus ta kohtub oma piiridega või mida ta seal tunnis siis nagu teeb. Aga mina annan lihtsalt viskan selliseid teadlikkuse avamise küsimusi üles, juhendan tähelepanu kuhugile viima ja siis me teeme ka harjutusi, mis annavad meile aimu sellest, et kuidas on ühte viisi ja kuidas on teist viisi. Et põhimõtteliselt me tegelikult proovimegi märgata, kuidas kehas on nagu kehas vastandid toimivad ja kuidas siis
need vastandite pealt me saame tulla sinna keskpõrandale kokku ja nad omavahel niimoodi mõnusalt lõimida. Et oleks selline, et jääks selline võimekus olla ja jääda kehasse, mitte libiseda kehast välja ja pärast mitte mäletada, mis toimus. Et kõige olulisem asi, mis me siis seal tunni jooksul teeme, me proovime jääda kogu aeg igas olukorras kehasse kohale ja liikuda sellega. Ma ei tea, kas see oli nagu vastus selles mõttes, aga ja 5 rütmis on väga palju sarnaseid asju, nii et selles mõttes oluline on tegelikult ikkagi see, et mis on nagu erinevate praktikate ühisosa. Kas seal on veel midagi, mille poolest nad sarnanevad? Mis see ühisosa veel on? Noh, tants ja muusika loomulikult. Et see, jah, ja ka see, et kui me sellisel viisil iseennast uurime, siis me näeme seda oleku muutust tegelikult väga, ühesõnaga, see ei ole jällegi mingi statement, et väga lihtsalt juhtumas, aga üldiselt liikuma jäädes ja muusikat endale saatjaks või toetajaks siis nagu võttes, võib-olla ühest seisundist teise tulek väga kerge ja väga lühike aeg. Et selles mõttes on ta ju ikkagi tants ja tants on ju elu. Just. Jah, mulle on meeldinud mõelda niimoodi, et tants on just kui liikuv meditatsioon, eks ju, et mind on tants tohutult aidanud. Kui mul on olnud keerulisi aegu, siis tants on olnud üks nendest praktikatest, kuhu nii-öelda sukelduda, mis toob täiesti kohale ja kus kõik muu kaob. Et jaa. Aga sa mainisid, et sa läksid vahepeal hästi liiale selle maale toomise, selle ülemõtlemisega, et sa oled sellest faasist väljas ja mainisid, et sa oled sellises mõnusas olemises ja tänane teema tegelikult ongi, kuidas lihtsalt olla. Kuidas siis lihtsalt olla, Eeva? See ongi hea küsimus. Minul on küll vahepeal väga keeruline lihtsalt olla. Ja ega seda tegelikult ju ei tähendagi, et siis peaks lihtsalt olema, aga see tähendab võib-olla rohkem tähelepanu sellele, kus see lihtne käest ära libiseb. Et kus kohas on, mille pärast ja missugustes kohtades tuleb mingisugune asi meelest meid korrale kutsuma ja ütlema, et niimoodi need asjad ei käi, et need asjad käivad kuidagi. Ja see ongi tegelikult minu jaoks on see ainukene vastus. Lihtsalt ei saa olla siis, kui on selline tunne, et asjad käivad kuidagi ja sa pead kellegi teise reegleid pidi minema. Et sa ei saa iseennast enam tunnistada eluallikana, et see kõik, mida ma loon, tuleb siit sellest minu enda keskmest, minu enda lugudest, ükstaskõik, mida ma siis maailmas ei näe, see kõik on ju minu enda loodud. Ja kui ma selle looga ja selle keerukusega tahan minna kuhugile või läbi selle midagi ära lahendada, siis ma olen ju sellest lihtsast juba eemale läinud. Lihtne, mis ma tantsupõrandal olen näinud, on see, et ma kogen vastupanuta olekut. Ma lihtsalt liigun ühelt lillelt teisele. On selline tunne, liigun sellega ja tuleb teistsugune tunne, siis liigun sellega. Ja ühesõnaga seal ongi see juhenduse koht tegelikult väga hea, sest võib-olla need tunded
kui nad üles kerkivad, ei olegi nii hästi hallatavad kui see, et noh, et me näiteks võtame seal paari, üks uurib ühte ja teine üks uurib midagi ja teine tunnistab teda seal samal ajal. Et meil on ikkagi, ma arvan, et lihtsa elu juurde kuulub ka üks teine inimene, üks hea kaaslane, keegi, kes saab mind tunnistada ja valideerida sellena, kes ma tegelikult olen. Et meil kõigil on ju selline igatsus, me keegi ei taha ju olla üksi ja täiesti eraldi, mis ei välista seda, et meil on üksinda olemise aeg. Et see jah, see lihtsalt, meil on ka retriit suvel tulemas selle kohta, kuidas just nimelt selle pealkirjaga, kuidas olla lihtsalt. Ja see ei tähenda seda, et me ühe põõsalt teise alla siis ennast rullime, seda me teeme ka. Jah, see võib täitsa mõnus olla ju. Seda me teeme ka aga me tantsime ja me just nimelt märkame neid kohti, kus kehas tulevad välja sellised kohad, kus ma mõtlen, et mu sisekõne ütleb praegu seda, et nojah, aga see ju ei käi niimoodi, et noh, kus mu saboteerija hakkab väga ennast näitama või et ma hakkan kellelegi vastu vaidlema või ma tean paremini või et noh, et need on need kohad, kus ma siis lähen nagu sellest lihtsusest kohe nagu eemale ja hakkan arutama seda pundart, kus asjad jällegi kuidagi käivad. Mingisugune asi, mingi komplekt kindlaid asju, teadmisi ja nii elu toimib. Ja kui ma olen siis seal tantsupõrandal märkamas ja tantsimas neid asju, siis ma saan lihtsalt neil lasta niimoodi minna ja keskenduda sellele, mis praegu on siin ja praegu ja siin. Me kõik teame seda. On lihtne. Nii kui me lähme oma mõttega ette jooksma tulevikku ja mõtlema, et kuidas seal võiksid asjad saada või olla või tulla, noh siis meil on väga palju võimalusi ennast täita keerukuste ja igasuguste konstruktsioonidega. Ja siis meil on siis suvel ka tantsule selline mõnus partner nagu Hakomi, mis on vägivallatu jagamise vahetu jagamise kunst siis. Et samamoodi me jälgime seda tunnet, mis praegu on ja see on tohutult lihtne sellisel viisil, sellisel juhendatud ja armastava kohalolu viisil leidagi üles mingisuguseid uskumatult keerulisi asju meie seest, mis on nii lihtsad ja just nimelt siin ja praegu. Nad ei ole seal minu vanemate peres kuskil kaugel eemal ja nad ei ole ka nagu selles mõttes kuskil tulemas mingisuguse sündmusel, kus ma pean näiteks esinema või mis iganes. Need tunded on nii selgelt kättesaadavad just siin ja praegu ja ma saan neid tundeid siin ja praegu tunda. See on lihtne. Millal retriit toimub ja kus ja kuidas registreeruda saab? Jaa, et retriit toimub Muhu saarel, üks hästi selline mõnus ubane pesa Muhu Namaste. Ja me oleme seal juba 2 aastat Signega koos seda teinud, kus on mõnus saun ja tünn ja palju ruumi, avarust ja meri lähedal, mõnus ujumiskoht. Muhu saarel üldse mitte väga tavaline, et ujumiskoht on nii lähedal ja kohe 3 meetrit sügav. Ja väga mõnusat head toitu. Maria pakub ja teeb meile seal. See on juuli alguses, 3. kuni 7. juuli. Et alustame kolmapäeval, lõpetame pühapäeva hommikul tavaliselt pannkookidega.
noh, nagu ikka pühapäeva hommikul. Ja seal saab Ja. siis tantsida, Ja, saab rullida ja saab rullida. ja kõike, mida sa mainisid. Ja me käime, meil on ka üks mingi looduse selline, looduse iseenda avastamise retk ja siis on iga päev on siis üks akoomiseanss ja üks tantsuseanss ja tegelikult me oleme sinna ka niisugust mõnusat jinni hommikusse näpuotsaga visanud, et see on tavaliselt selline läbirääkimiste koht, et kui keegi on tahtnud, siis me oleme seda teinud. Et noh, ühesõnaga me opereerime lihtsalt, et me kommunikeerime ja Aga meil on siin küsimus, et kellele see on mõeldud? see on mõeldud absoluutselt kõigile. Et selles mõttes pole mitte mingisuguseid piiranguid, ei vanuselisi ega soolisi. Et jah, et see kõik, kes ainult soovivad liituda, tulge, aga see on inimestele. Ja sa mainisid, et sul on täna õhtul ka vabastava tantsu klass. Kus see toimub? Tund, jah. Kus see toimub? Kui kaua kestab? Kuidas riidesse peaks panema? Jaa, see esmaspäeva õhtuti kella 7-st kella 9-ni Kalamajas, siis Krautmanni akadeemias, Vana Kalamaja 9A. Ja ma praegu ei arva, et ma seda suvekuud, juunis ära lõpetan. Ma arvan, et see on väga hea ka juunis ja võib-olla juuli on see koht, kus see natukeseks puhkusele läheb, aga põhimõtteliselt iga esmaspäev kella 7-st me tantsime ja see 2 tundi, mis me siis koos oleme, on tavaliselt väga mõnus, viljakas ja lõbus aeg. Ja registreerida saab läbi Ricardia platvormi. Samamoodi nagu sinu yin-yoga tundidesse, nii et kes tunneb kutset, siis soovitan. Jaa. Kas on midagi veel, mis sa lõpetuseks tahaks öelda? Võib-olla seda, et kogu elu elab minu sees. Ja tähendab selles mõttes, et mina ise panen selle elu juhtuma, annan talle tähendused ja kvaliteedi. Ja üha enam näen ma ka inimesi enda poole sirutamas just selles kontekstis, et need teadmised, väga paljud teadmised, mida me oleme õppinud ja omandanud erinevatelt koolitustelt ja raamatutest samamoodi, ei aita tänasel päeval ennast paremini tunda ja võib-olla isegi on koormaks kaelas. Siis minu kogemus on see, et liikumine ja kõik kehaga seotud praktikad, kus me mitte lihtsalt ei tantsi, vaid tantsime selleks, et ennast tundma õppida. Tantsime ka erinevates teistes praktikates, et mitte ainult tantsupraktikas, siis see on kulda väärt info, sest see tuleb tõe kohast. See on see, mida ma ise tunnen, kus ma ei pea enam kahtlema. Sest ükstaskõik, milline sisse tulnud info ühel hetkel muutub kahtlaseks. See on keegi öelnud ja sellele tekib võib-olla mingisugune vastupanu, sest ma ei ole seda ise kogenud. Kõike seda, mida ma ise kogen,
on tõele palju lähemal kui see, mida keegi teine on öelnud, kuidas elu käib. Et ma arvan, et see on üks asi, mis minu elu juhib, et kõik see, mida ma nagu teadmisena vajan, selle ma saan siit iseenda seest kätte. Väga ilus. Ja nende ilusate sõnadega me täna lõpetamegi. Aitäh sulle, Eeva, su aja eest ja aitäh kõigile, kes meid vaatasid, kuulasid. Ilusat päeva jätku. Sulle samuti.